Tänane lugu on piiride kehtestamisest. Ehk miks me ei suuda kehtestada piire? Kui tihti sa oled tundnud pinget oma kehas, kui keegi ütleb või teeb midagi, mis sulle ei sobi, või teeb lausa haiget, aga sa ei suuda enda eest seista. Ei suuda reageerida ja vastata nii, nagu tahaks, surudes alla oma vajadusi, oma emotsioone. Ja võimalik, et sisimas vihkad sa end selle eest isegi rohkem kui seda inimest, kes su piiridest üle astus. Kui tihti sa unistad põgenemisest ja kadumisest, et vältida eos sisemist konflikti, kui sa tahaksid öelda ei, aga vastad ikkagi jah. Mil sa tahaksid vastata halvasti, aga selle asemel hoopis naeratad. Mida üldse tähendab isiklike piiride kehtestamine ja milleks neid piire vaja on? Oma piiride kehtestamine tähendab oma ootuste ja vajaduste väljendamist ehk elutervet kommunikatsiooni. Selgelt väljendatud piire on vaja selleks, et me omavahel suheldes teaksime, mida me üksteiselt ootame ja milline käitumine meile ei sobi. Ja kus kohast üldse tuleb aru saam enda piiridest? No eks ikka lapsepõlvest. Sellest ajast, kui me õpime ennast tundma. Kes ma olen, mis mulle meeldib, mida ma tahan, mida ma vajan. Sellest ajast, kui me õpime usaldama oma tundeid, kuulama oma keha, eristama oma mõtteid ja arusaamu teiste inimeste arvamusest. Just sellest ajast, kui me õpime vastanduma, argumenteerima, oma seisukohti kaitsma. Kõik need oskused kujunevad lapsepõlves ning meie vanemad ja lähedased on meile eeskujuks. Aga mis saab siis, kui sa oled kasvanud üles keskkonnas, kus sul ei olnud vanemate näol vastavat eeskuju, sest neil endal oli probleeme piiride seadmisega? Ja siit kerkibki üles küsimus, miks me ei suuda oma piire kehtestada? Ja selleks on mitmeid põhjuseid. Esiteks, meil lihtsalt puudub elementaarne oskus. See juhtub tavaliselt siis, kui sul olid liiga hoolitsevad vanemad, kes ei lubanud sul endal otsuseid vastu võtta. Vanemad otsustasid sinu eest kõike, mida sa vajad ja mis on sulle parim. Või kui sul olid autoritaarsed vanemad, kes ei lasknud sul piire kujundada. Sa pidid täitma nende käsku. Sa teed nii, nagu mina ütlen ja jutul lõpp. Ja lõpuks sa harjudki sellega, et sul pole oma arvamust, soove ega tahtmisi. Piiride kehtestamise oskust ei kujune ka siis, kui su vanemad ise ei pidanud oma reeglitest kinni. Näiteks keelasid sul telefonis olla, aga ise passisid seal kogu aeg. Või rääkisid sulle tervislikest eluviisidest, aga ise lösutasid diivanil ja mugisid rämpsu. Ehk teisisõnu, nad andsid signaali, et neil on õigused, aga sinul ei ole. Ja nii sa ei õpigi elus katsetama, ennast teostama ja usaldama. Ka täiskasvanuna jääd sa ootama kellegi arvamust, heakskiitu ja ei suuda ise otsustada ega valikuid teha. Kõhkled ja kahtled, kas ikka on õige. Lihtsalt sellepärast, et sa ei ole õppinud ennast usaldama. Ja siis su piirid ongi ebamäärased või puuduvad üldse. Vahel piiride kehtestamine võib tekitada hirmu. Näiteks hirm öelda ei. Sa ei julge öelda ei, sest sinu sees võib olla hirm, et siis sa oled teiste silmis paha. Sest lapsepõlvest pärit hirm olla paha laps tähendab vanemlikust armastusest ilma jääda. Hirm olla välja heidetud ja üksi jääda on inimese üks suurimaid hirme. Võimalik, et sa ei julge oma piire kehtestada ka sellepärast, et sa kardad inimest solvata. Hirm solvata inimest rääkides talle oma vajadustest.
Me tunneme end süüdi, kui meie soovide või arvamuse väljendamise tõttu kellelegi ebamugavust tekitame. Seega pigem loobume või surume oma soovid ja vajadused alla. Ja tavaliselt käib selle hirmuga kaasas ka teadmine, et minul pole õigust tahta, nõuda, öelda, ma pole väärt. Ja võimalik, et meie sees elab ka hirm karistuse ees. Et kui ma ütlen välja midagi, mis minu sees on, mida ma tegelikult tunnen, mida ma tegelikult arvan, siis selle eest võidakse mind karistada, sest see ei pruugi teisele inimesele meeldida. Ja see on taas lapsepõlvest kujunenud hirm öelda või teha midagi valesti, sest selle tõttu võidakse mind hüljata, kuna ma olen nii-öelda paha laps. Ja neid hirme on palju, igaühel oma või lausa terve komplekt. Lisaks hirmudele on meil ka vajadus heakskiidu järgi. Väga paljud meie ühiskonnas muretsevad enda hea maine pärast. Sa ei taha näida väiklane ega olla ebaviisakas, mida küll teised arvavad. Tahad teistele meele järgi olla, et olla nii-öelda see tubli, kes on aktsepteeritud ja armastatud. Sul puudub oma sisemine tugisüsteem. Sa vajad teiste hinnangut, et tõestada endale oma headust ja väärikust. Ja siis on veel selline aspekt nagu kohusetunne. Ühiskonnas on teatud moraalsed normid. Ole aus, ole hea, tahtlik, ära tee halba ja nii edasi. Igaüks mõistab neid reegleid väga erinevalt. Mõni võtab väga tõsiselt, mõni laseb üle, mõni käib piiri peal. Kui sa oled tubli ja kohusetundlik ja sinu vastas on keegi, kes neid norme üle laseb, siis sul on raske end kaitsta. Tubli ja heatahtlikuna sa ei taha neid norme ise rikkuda ja see tekitab sisemist konflikti, ebaõiglustunnet. Samas kõik eelmainitu ei võimalda sul enda ees seista. Ka süü ja häbitunne võib olla takistuseks oma piiride kehtestamisel. Me tunneme end süüdi, kui keegi kannatab meie väljaütlemiste pärast. Keegi ei taha lasta end paista pahana. Nii on taas lihtsam ja mugavam lasta oma piiridest üle astuda, selle asemel, et oma vajadustest rääkida. Süü ja häbitunne saavad samuti alguse lapsepõlvest, siis kui vanemad manipuleerisid meie tunnetega, näiteks hurjutades, kas sul häbi ei ole. Süü ja häbitunne on 2 kõige madalama vibratsiooniga tunnet, mis röövivad meilt elujõudu. Vahel on piiride kehtestamisel takistuseks ka varjatud kasu. Vahel oleme valmis teatud asju alla neelama, et saada mingit hüve. No näiteks, kui kolleeg viskab su üle nalja, aga sa teed head nägu, sest temaga saad sa näiteks tööle või koju. Autoga sõita on ju alati mugavam kui bussiga liigelda. Eriti hull on see lähisuhetes, kui oled konfliktide vältimise nimel valmis nii paljude teemadega leppima, sest ülalmainitud põhjustel oma arvamust kaitsta sa ei suuda. Vahel piiride kehtestamisega on probleeme siis, kui sinu vastas on oskuslik oponent. See on inimene, kellel leidub alati 1 miljon argumenti ja sina ei oska või ei julge vastu argumenteerida. Tavaliselt on nad osavad manipulaatorid, kes oskavad rõhuda su süü ja häbitundele. Kui sa oled teiste hinnangust sõltuv ehk kergesti manipuleeritav, siis sinu piiridest üle sõita on käkitegu. Kõik need punktid on omavahel tihedalt seotud, üks tingib teist. Sõltume nii palju välistest teguritest, mille üle meil puudub kontroll. Ja suures osas hindame me olukorda läbi oma kogemuste prisma. Me oletame, mida teine võib küll mõelda ja kuidas reageerida, võttes vastutuse teise inimese tunnete ja käitumise eest. Me ei saa kontrollida teiste arvamust, teiste tujusid, teiste tegusid, mõtteid, maailmavaateid, täpselt nii, nagu me ei saa mõjutada ilma või minevikku. Küll aga saame kontrollida seda, mis tuleb meie seest.
mida mina tunnen, mida mina mõtlen, kuidas ma reageerin, mida ma räägin, keda ma valin kuulata, mida ma valin armastada, kellega läbi käia ja nii edasi. Kuidas siis õppida oma piire kehtestama, kui sul ikka lapsepõlvest ei ole seda toredat tööriistakohvrit kaasa pakitud? Kõik algab teadvustamisest. Alusta sellest, et määrad ära, mis on sinu vajadused, mis on sinu soovid, reeglid. Soovitav on teha seda kirjalikult, siis ei ole see miskit ebamäärast, mis su peas keerleb, vaid selgelt väljendatud ja struktureeritud. Kui sul puuduvad piirid, siis on väga raske hakata end kohe kehtestama ja oma soove väljendama, isegi kui sa tead, mida sa tahad ja vajad. Mõnikord inimesed ei tea sedagi. Järgmine samm oleks ettevalmistus. Kirjuta läbi, et sul on õigus tahta neid asju, mida sa endale kirja panid. No näiteks, mul on õigus avaldada oma soove. Mul on õigus oma arvamusele. Mul on õigus öelda ei. Mul on õigus teha otsuseid vastavalt enda tunnetele. Mul on õigus alati oma arvamust muuta. Mul on õigus vahel endale aega võtta ja puhata. Pane kirja oma soovid ja vajadused. Kirjuta neid lauseid iga päev nii kaua, kuni hakkad neid väiteid uskuma. Seda nimetatakse aju programmeerimiseks. Ja kui sa juba ise usud, et sul on õigus seda kõike tahta ja saada, siis ei ole enam nii keeruline oma vajadusi ka sõnades väljendada. Kui sellele järgnevad teod ja edukogemus, siis saab ka sinu alateadvus uusi signaale, et on turvaline omada oma soove ja rahuldada oma vajadusi. Ja niimoodi tasapisi hakkab muutuma sinu maailmataju, sinu suhtumine endasse. Sa õpid ennast kuulama, endaga arvestama, oma sisetunnet usaldama, oma keha usaldama, olema paremas kontaktis iseendaga. Sa õpid ka endast lugu pidama ja olema iseendale toeks. Õnn tuleb ikka seest poolt, mitte väljast. Soovin sulle kõike head, sinu terapeut Aleksandra.